Mina olen Janne. Mina olen Helen. Ja mina olen Merlin. Ja meie oleme Ensemble Nexus. Ja kutsume sind vaatama sky.ee portaali meie Päkkari lugusid vaatama, nii et ma luban, et see saab olema väga põnev. Kui meie 2003 Nexusega alustasime, siis loomulikult sellist asja nagu Raider või üldse siuke backstage'i kultuur, et sellist asja tegelikult eriti ei olnud. Ja meie, ütleme sellised soovid ja nõudmised olid üsna tagasihoidlikud, et me oli see esinemishind oli nii suur, et me tahtsime hirmsasti esineda ja me ei mõelnud üldse selle peale, et mul peaksid tohutud tingimused kuskil olema või mingisugust, ma ei tea, küsida seal mingisugust turvameestega tagaruumi, kus on sulle snäkid, joogid, söögid, peeglid, valgused, nagu tänapäeval on, et küsitakse. Et sellel ajal tõepoolest hea oli, kui me saime kann vett, et see oli hästi. Kui toodi klaasid, siis oli juba väga hästi, et me otse kannust ei pidanud jooma. Ja selles mõttes, et backstage'i tegelikult ka ei olnud. Et väga paljudes kohtades oli niiviisi, et lihtsalt oli mingi ruum. Kas see oli mingi kunku või mingi kuur või ma ei tea, kellegi kõrval olev kodu või mis iganes, et sellist asja tegelikult ei olnud. Ja vahetasid riided seal, kus sa said ja siis, kui selles majas sattus olema, siis mingi nurk, mis oli privaatne, et see oligi siis nii-öelda backstage ja peale esinemist ka sellist asja ei olnud, et backstage'i keegi valvaks või vaataks, et sinna ei tuleks, et kui esinesid ära, siis ikka kõik tulid külastajad, tulid ka otse sind kallistama. Et ega ei olnud nagu seda, et hoiame nagu mingit vahet ja niiviisi, et see tundus nagu meile selles mõttes normaalne, sest me polnudki midagi muud näinud, et kuidagi teistmoodi ka saaks. Et inimesed tulid selle nende seebikarpidega, tahtsid pilti teha, tahtsid kalli teha, ja me olime väga sõbralikud, et ega ma ei öelnud ju kellelegi, et nagu mine siis ära, et kui ta tahab kalli, ju siis tuleb teha kalli, on ju. Kallistasid ikka samade riietega, millega sa laval olid ja siis ega tihti lugu need eriti maakohtades olevad üritused läksidki meil väga pikale, sellepärast, et sellel ajal maksti ka ainult sularahas. Sellist asja nagu arve ei olnud üldse olemaski meelelahutuses ja arveldamine käis ikkagi sularahas ja tihti lugu oli ka baaride omanikud olid kohal, kes olid siis ise ka juba parajas hoos ja vipsis ja siis tulid sinna ja tõid sulle siis sinna väiksed pitsid laua peale ja siis võtsid väikse viisakuspitsi võib-olla kellegagi ja siis öeldi, et ootame siis peo lõpuni, kuni kell on siis 4 või 5, et siis hakatakse kassat lugema. Et pidite ootama seal 5 ja siis nii oligi. Et jah, ma pean tunnistama, et 20 aastaga on need asjad ikkagi väga-väga palju muutunud selles valdkonnas. Eesti kroonid olid sellel ajal ja kohvriga ei toodud. Eks kilekottides võib-olla vahel toodi ja ikkagi ümbrikud ja patakad olid ikka enamasti, milles siis meile toodi kassades neid rahasid. Aga et siuke backstage'i kultuur et selles mõttes, et me olime kuulnud kuskil, et Smailers küsib õlut. Siis mõtlesin, vau, nagu see on siuke suur bänd, et küsib juba õlut nagu täitsa lõpp on ja et see tunduski siuke nagu siuke läänemaine värk, et nad olid juba nagu ka juba Soomes natuke toimetanud ja olid näinud, et nagu backstage'i küsitakse tegelikult asju on ja siis ma teangi, et tegelikult Eesti backstage'i kultuur vist ongi alguse saanud Smailersist, kes hakkas õlut küsima ja siis kuulis Terminaator ka, et aga Smailers küsib õlut, et me tahaks ka küsida õlut on ja, aga me võtaks siis mingi väikse õllesigari ka sinna kõrvale ja siis nii ta siis on läinud, et tänapäeval on see Raideri ja backstage'i kultuur ikkagi väga läänelik juba. Ja ega tõesti ka sellel ajal me vahetasime tihti ka autos riideid, et meil ei olnud ilmselt selle pealegi, et küsida endale mingi täispikkuses peeglid, sest et see tundus üleliigne luksus või ma ei tea, kuidagi oligi nii, et me olime oma minipeeglitega ja siis nagu vaatasid niimoodi ennast üle ja niiviisi oligi, et mingi hetk me vist ikkagi hakkasime nagu veekannu küsima ja mingi hetk vist ikkagi hakkasime ka küsima ikkagi nagu peeglit, et ikkagi mingi hetk see nagu tuli, aga see ei tulnud nagu kohe võib-olla esimesel aastal ja backstage'id olid tihti ka külmad, kui neid üldse oli, et siis mingi hetk nagu tuli ka sinna väike kommentaar, et võiks väike soojapuhur olla, et nagu päris ära külmetaks. Mina mäletan sellist lugu, et oli Raadio 2 aastahiti jagamine ja nagu ikka, seal oli väga palju erinevaid artiste. Backstage'is oli kõva möll, see oli kunagises parlamendi ööklubis ja tegelikult enne seda veel oli erinevad artistid esinesid ja esines Toe Tag
meie olime veel enne neid esinenud ja oma esinemise käigus me jagasime paar oma plaati, CD-plaati välja ja üks nendest oli ununenud sinna lavale ja kui Tote Act tuli peale, siis me ise nägime sellist situatsiooni, et nad vaikides võtsid selle plaadi, näitasid, viskasid maha ja trampisid selle otsas. Tegid selle katki. Ja siis, kui me backstage'is nendega kohtusime, siis tegelikult mina ja siis oli meie manager Vahur, siis Vahur läks niimoodi, ma ei tea, läks küsima siis Genka käest niimoodi, võib-olla pani siukse väikse nagu käega siukse õla peale patsuks, et kuule, mis tegid? Selle peale Genka pani kohe rusikatega, millest sai muidugi minu kirjelduste järgi veel Õhtulehe esikaaned olid kõik, pani tuh ja lihtsalt panigi lihtsalt rusikatega, läks, ma ei tea, 3-4 lööki umbes ja mina lihtsalt kiljusin, karjusin seal kõrval, sest et suured mehed lähevad kaklema, ma ei osanud mitte midagi teha ja siis tõenäoliselt läksid osad vahele ja siis lahutati ja mis sealt nagu aastaid hiljem vist siis tuli välja, oli see, et ikkagi Genka või oli seal samas koha peal, et Genka, tegelikult seal backstage'is oli nii palju inimesi. Genka ei teadnud, kes on Vahur, kes see tuleb tema juurde ütlema, et kuule, joo, et mida sa siin tegid, on. Ja ta mõtles, et mingi suvaline töll tuli ja siis lihtsalt tema reaktsioon muidugi oli ka tasemel asjal. Ja siis muidugi asja iroonia on siis see, et sealt veel mõni aasta hiljem me siis läksime kõik koos sõbralikult suvetuurile koos Terminaatori, Tote ja Nexusega. Ja meil oli väga lõbus ja tore, me saime väga suurteks sõpradeks. Siis on ka mul veel meeles selline lugu, et kui me olime just läinud üle siis bändiperioodile, ehk siis me enne esinesime kogu aeg kolmekesi ja siis ühest hetkest hakkasime siis bändipoistega koos esinema. Ja sellisest vanast harjumusest siis juhtus selline juhtum, et kui me olime just esinemise lõpetanud, kõndisime kõik siis lava taha backstage'i, siis kaval DJ oli pannud kohe pärast meie esinemist, pani ühe Nexuse loo käima ja Janne meie seast, me olime kõik seal tõesti rahulikult backstage'ist ja Janne järsku mingi, esinema peab, meie lugu ja tormas lihtsalt lavale. Ja me ei saanud nagu mitte midagi aru, et kuhu ta läks nagu ja me nagu tõesti nii, et ja siis meil jõudis ka, et ta läks lavale või? Ja siis ongi, et ta läks üksi lavale, kõik vaata inimesed juba olid nii läinud, et ja bänd läks ära kõik umbes. Siis ta jooksis üksi, oli lavale läinud, üksi seal hakkas juba tantsima ja siis vaatas, et kedagi teist tulegi või mis asja. Ja siis ta sai aru, et mida ta teinud on nagu ja siis ta tuli siis tagasi ja ütles, et miks te keegi ei tulnud nagu mingi Et see oli ühesõnaga meile omavahel, meil oli lihtsalt nii naljakas, et me naersime nagu kõht kõveras selle peale, et kuidas vanast harjumusest nagu harjunud, et lugu pandaks peale, ikka lähed peale. Aga et nüüd ju enam ei käinud asjad nii, nüüd me pidime ju koos bändiga liikuma, et ei olnud see, et vajutad lihtsalt play ja lähed laulad. Minu mäletamist mööda oli backstage'is kogu aeg külm. Et ei olnud mingit soojendust ja eks siis hoiti selle elektriarve pealt kokku. Et alati olid meil mingid kasukad seljas enne kui lavale läksime. Et laval olid õnneks valgused ja kui oli palju inimesi, siis nagu see temperatuur läks siis natuke kuumemaks. Ja ühel korral oli siis niimoodi, et meil oli saun oli tagaruumiks. Ja siis sauna sai muidugi soojemaks ja mullivann oli ka. Nii et käisime enne vannis ja saunas ja siis läksime esinema. Tegelikult need backstage'id on alati hästi tagasihoidlikud. Et võib-olla inimestele tundub, et see artisti elu on hästi glamuurne, aga tegelikult see ei ole, et need backstage'id on tegelikult vahel on olnud ka nagu puhastamata ja võib-olla tuuakse sulle kannuga seal natukene vett, et süüa ei saa, et ise põhimõtteliselt vaatad, kuidas sa seal hakkama saad. Et sellel ajal küll ei olnud meil midagi erilist seal tagaruumides, et hästi tagasihoidlik olid need seisud sellel ajal. Ja meie plaadifirma siiski võttis nagu kõik esinemised vastu, nii et me ikka vist käisime kõik kohad ikka mitu korda läbi, et kõik klubid, mis Eestis olid, et igal pool käisime. Tallinna klubid meeldisid kõige rohkem, sest et siis sai pärast esinemist kiirelt koju. Ja meil olid nagu Panoraam ja siis klubi Parlament, et seal meil olid nagu omad fännid, kes käisid nagu stabiilselt iga kuu siis meid kuulamas. Et sealt on nagu hästi palju toredaid mälestusi jäänud.
ja üks lugu, mis mul just hiljuti meenus, oli klubis Hollywood, oli meil siis selline noortepidu, et sellel ajal oli ajakiri Stiina oli hästi populaarne ja sinna siis tuli hästi palju selliseid noori vanuses siis 9–14 kokku ja hästi rajupidu oli ja kõik elasid kaasa ja teadsid kõiki sõnu peast ja siis me ergutasimegi siis kõiki, et et tulge elage veel rohkem kaasa. Ja ühel hetkel siis hakkasid need väiksed tüdrukud sinna lavale nagu ronima. Ja siis nad ei läinud sealt lavalt ära, nii et pool kontserdit oligi niimoodi, et meil oli hunnik väikseid tüdrukud oli laval ja siis me kõik nagu esinesime siis seal koos. Ükskord lasti Heleni auto kummid tühjaks. Et me olime, see oli õnneks Tallinna esinemine, et Heleni autonumber on ka hästi lihtne, et seal on nagu hell, et see on üsna selge, et see on Heleni auto. Et see oli nagu üks selline üllatus, et pärast esinemist ei saanud nagu otse koju minna, et pidi taksoga minema.